Ma ütlen kõigepealt nii, et mul on väga hea meel oli täna näha, et üle pika aja oli Supercari finaalis 6 autot, mis ka kõik õhtuks olid alles ja sõit iseenesest, päev oli iseenesest väga põnev. Konkurentsitihe ajavahemikud olid seal 0,ga, et tuli teha kõvasti tööd, näha vaeva, et jõuda finaalis ikkagi kõrgemale kohale. Mis see täna nii-öelda edu saladus oli? Ma arvan, et tegelikult päev läbi läks, ütleme, eelsõidud olid ka korras, aga ma arvan, ikkagi see edu saladus on see, et meil on stardid on korras. Meil kõik stardid võtsime ära just, et start on hea ja seda on harjutatud ka. Kas ütleme selline taktika, palju sa mõtlesid sellele, et neid kokkupõrkeid vältida, sest neid ikka juhtus ja igal sammul? Jah, siin, kuna autod on ikka nii palju võrdsed, et sinna esimesse kurvi minek on jah, ongi, et 50-50, ega me saime ka. Ja teises eelsõidus saime väga kõva matsu, et me lendasime põllule kaugele, oligi, peast käis juba läbi, et tulebki katus juba, aga õnneks kuidagi niimoodi hästi, et isegi rehv ei löönud maha ja sai kohe jätkata. Geir Kenuriga oli sul täna nagu see põhiline võidlusõit käimas, et mis siis lõpuks nii-öelda määravaks sai? Jah, oma klubi poiss, Geir, noor poiss, väga tubli, väga kiire, hästi kiirelt arenenud, sõidab väga tublisti, et ma arvan täna start, jah, kindlasti finaali start, et ma sain ikkagi oma nina sinna esimesse kurve vahele ja sain stardist eest minema ja oma sõitu teha, et ma arvan, see oli kindlasti üks võti sellele sõidul. Mis stiili see tänane päev nõudis? Pigem nagu selline alalhoidlik või võis nagu minna nii palju kui tuleb? Ei, kindlasti mitte lammutama ei olnud mõtet minna, et see oli juba näha, et esimene voor oli mul auto liiga pehme ja rööpad olid juba tekkisid esimeses voorus väga sügavad ja viskas seal rööbates sisse välja ja kindlasti pidid targalt sõitma, et otsima ikkagi grippi, puhas soond, mitte aukudesse autot lõhkuda, et siin lõhkuda ei olnud otseselt midagi. Päev oli eelsõitudes kõik nagu suht ühtemoodi, et ei saanud starti minema ja sealt jäime ikkagi kaasvõistleja taha ning ega see möödasõidu taktika väga lihtne ei ole, et selle Jokkeriga nii palju ei suutnud nagu tagasi võtta, et eelsõitudes seda finaali kohta siis nagu paremat välja sõita. Finaaliks tegime seades väikse muudatuse ja see start oli nagu minu jaoks nagu täiesti midagi muud ja nagu paremuse suunas ja see õnnestus väga hästi, ja eks see mõjus ka mujale nagu sõitu ja iseenesest nagu oli mugav ja hea sõita. Tänane võit, võib ikkagi öelda, et oli vist üllatus sulle endale ka? No, oli üllatus, jah. Aga kuidas see päev nii-öelda läks ja kuidas finaalis õnnesid? Päev üldjoontes algus läks suht halvasti, ei saanud sõidule üldse pihta ja nagu oleks esimest korda roolis. Esimene eelsõit olin 4. Aega sealt üldse ei tulnud, teine eelsõit jäin esimeses kohas 10 sekundiga maha. Siis see pani natuke mõtlema, 3. eelsõit sain juba sõidule natuke rohkem pihta ja finaali minnes oligi plaan lõpuni pingutada ja mitte alla anda. Ja siis sain ka esimese koha finaalis. Eelsõidud oleks võinud paremad olla, aga läks kuidas läks, aga vähemalt oli võit. Kuidas see võit tuli? Start tuli väga hea. Ja terve sõit põhimõtteliselt püsisin ees ja Jokkeri taktika oli väga hea, et kui Jokkerist välja tulin, siis Jako sammel olin täitsa taga ja siis proovisin teda kinni püüda ja kui ta Jokkerisse läks, siis olin ees ja võitsin. Mis rajal see nipp on, et kuidas siin kiire olla? No, ma ei teagi. Neid nippe ei tohi ära öelda, need on salajased.